Tere! Kindlasti oled kuulnud sellist vanasõna, kunagi vähemalt. Ma arvan, et seda väga palju enam ei kasutata, sest on aru saadud selle, et manifestorid enam sellist asja ei kasuta, kuid selline vanasõna nagu pill tuleb pika ilu peale. Vanasti kasutati seda nagu suusoojaks kogu aeg, aga tegelikult sellel on oma iva, aga võib-olla see on sõnastatud selliselt natukene jõhkralt või selliselt natukene äärmuslikult. Nimelt, see on normaalne, see on tõesti, sellega ma nõustun, et elus on nii, et on tõusud ja mõõnad. Igal indiviidil ja meil kõigil, me oleme siin nagu ühel plaadil, eks ju, inimkonnas. Iga inimesel on tõusud ja mõõnad, ehk pill tuleb pika ilu peale. Ehk siis, aga kuidagi see vanasõna oli vanasti nagu lastele öeldi ka, et ära liiga palju rõõmusta, muidu tuleb nagu õnnetus või kannatus. Et mingi selline nagu läbi hirmu nagu seletus. Kuid tegelikult, kui seda vaadata nagu neutraalsest vaatenurgast, siis ega neil vale selles mõttes ei olnud, et elus tõesti on tõusud ja mõõnad, et see on nagu inimeseks olemine. See on hingeõppetunnid. Aga kui me naudime või rõõmustame mingit küllust või olemist, siis see ei tähenda seda, et ole ettevaatlik, varsti tuleb kuristik. Mitte seda, et siis me nagu kuidagi, kui lapsele seda öelda, siis võib juhtuda nii, et tal kaob see naudingu hetk või see võib ära kaduda. Et ta ongi nagu ellu jäämisele kuidagi, et talle ei anta asu seda rõõmu tunda või kogeda ja olla selles hetkes. Enam seda nii palju ei kasutata, kuid mu mõte on see, et igas vanasõnas on kindlasti oma tõde, kuid on hea seda lahti seletada, sest midagi pole õiget ega valet. Neutraalsest pildist see oli lihtsalt läbi hirmu, mitte läbi armastuse tõlgendatud, et pill tuleb pika ilu peale. Keegi rääkis oma kogemusest ja see läks nagu levima. Keegi rääkis oma kogemusest, et iga kord, kui mul on väga hästi, siis see ei jäägi pidama, vaid tuleb elus ka muid väljakutseid, aga nüüd me tänapäeval teame, et see on normaalne. Aga see ei vähenda meie rõõmu või naudingut küllusest, kui me seda parasjagu tunda või kogeda saame. Või oleme sellele avatud. Me ei mõtle sellel hetkel, et niikuinii varsti tuleb mingi langus. Sellega me teame, et me manifesteerime seda hoopiski. Aga igasugune küllus või võit on siiski inspireeritud olnud mingist väljakutsest, kannatusest, mingist kriisist, probleemist, väljakasvu, siis on eriti see võit ju magus. Seega need on omavahel seotud. Ei ole nii, et üks on halb ja teine on hea, vaid et see ongi kulgemine. Lihtsalt me ei räägi sellest, me räägime alati, kui on hästi, aga tegelikult ka meie nii-öelda kriisid või väljakutsed ongi meile igale indiviidile omased, mingid omad hingeõppetunnid. Ja kui me neid läbime, siis loomulikult elu ka premeerib. Ja seda tulebki nautida. Mitte kartes, et nüüd tuleb uus kriis varsti. Jah, tuleb tõesti. Uued väljakutsed tulevad. Mingi aeg jälle. Sa ei pea neid otsima. Sa võid lihtsalt nendega lahenduskeskselt tegeleda, kui need üles tulevad. Mitte jääda sinna, et vana-vanaemal oli õigus, või vana-vanaisal oli õigus, või sellel vanarahval, vanasõnal oli õigus, et niimoodi. Niimoodi sa kinnitad seda. Vaid võtad seda või võtad elu, et tõepoolest elus on tõusud ja mõõnad, ja kui ma olen parasjagu tõusul, siis ma naudin seda. Ma naudin seda maksimaalselt ja ma tean,
et homne päev võib olla hoopis uued teemad, aga selle võrra ma laen praegu akusid niikuinii. Eriti seda heaolus, võidurõõmus, heaolutundes, küllustundes. Ja see võib olla puhkus, see võib olla mingid lihtsad rõõmud, see võib olla hea toit, hea jook, kvaliteetaeg iseendaga või kellegiga. Rõõmu hetk, looduses viibimine, ülev hetk, loodusega connection, kontakt. See võib olla mis iganes ja see võib olla üks hetk ja see võib avarduda. Ja see võib olla pikk. Ühesõnaga, mu mõte on see, et kui sul on võimalus luba selle lõpuni välja kogeda, siis sul on jõudu ka nende teiste uute väljakutsetega hakkama saada. Seega jumal tänatud, et see vana sõna on natukene ära kulunud. Nüüd mina tuletasin meelde muidugi, aga ma lihtsalt tahtsin veelgi rohkem seda neutraliseerida ja lahustada. Või tuua nii-öelda paralleel, kuidas me vanasti lõime oma elu ja kuidas me nüüd teadlikkusega, mitte hirmukeskselt enam, vaid armastusega, usaldusega loome tasakaalupunktist, väärtustades igat hetke siin ja praegu. Kui sa võtad seda, et elu või hingeõppetunnid, me oleme siiamaale kõik tulnud oma hingeõppetunde läbima vastavalt mingi, mida meie hing on valinud, siis me ei näe enam seda nii katastroofiliselt, nagu vanasti võib-olla nähti. Ja vanasti ei olnud teadlikkust. Vanasti ei teatud, mis see sõna manifesteerimine isegi tähendab. Ja oldi sunnitud, kuidagi peale surutud hirmukeskne mõtlemine. Siin ma tahan tuua paralleeli, võib-olla sellepärast ma nüüd taipasin, miks ma seda tahan ka jagada, on see, et väga paljud ka tänapäeval kasutavad hirmu, viha, äärmuslikke emotsioone teiste hirmutamiseks, alandamiseks, süütunde tekitamiseks. Aga strateegilise eesmärgiga, et luua selliseid kogukondi, mis on selle kesksed. Et luua valukeha keskseid kogukondi. Aga sellega me ju kordame seda vana sõna ja seda hirmukeskset vana aega. See on kontrollimehhanism. Mina siin lehel õpetan sõltumatust, iseseisvust, teadlikkust, manifesteerimist omadel tingimustel. See tähendab seda, et oma väe tagasivõtmist. Me oleme kõik on üks, aga me oleme ka indiviidid ja meil on vaja oma ressurssi, oma hinge jõudu, oma väge siiski kaitsta elutervete piiridega. Ja ma olen tulnud siia küll oma hingeõppetunde lahendama, kuid me oleme tulnud samaväärselt nagu me oleme hingeõppetunde tulnud lahendama, ka seda elu siin maal täispotentsiaalis nautima. Ja kuidas sa tead, mis on sinu jaoks see naudingu või rõõmu või elu ilu või puhkuse või külluse kood ongi see, et sa õpid iseennast ilma teiste mõjutusteta tundma. Et sa riisud nii-öelda igasugused programmid, mõjutused mingi hetk korraks teed sellist inventuuri ja õpid ennast täiel määral tundma. Nii varjus kui valguses. Ja niimoodi sa jõuad tasakaalupunkti ja niimoodi sa tead, mida sa tegelikult vajad ja sul on kergem ka väljakutseid läbida, kui sa tead iseennast kui tervikut, sellepärast, et siis see juhi sind sinu peateelt kõrvale. Kas pill tuleb pika ilu peale? Ma leian, et see vanasõna on natukene ebakorrektselt sõnastatud, niisugused nagu ähvardavalt. Õnneks see enam ei toimi. Mõni võib-olla isegi varjatud kujul kasutab seda. Hirmutamistaktika eesmärk on alati kontroll, domineerimine, domineerimine, kontroll ja see on ju läbi hirmu.
kuula iseennast, juhindu iseendast, vali iseennast. Ja märka elu ilu ja koge seda. Seda kogedes, seda hingates sisse, seda kogedes, seda tunnetades, tajudes, seda ennast toites sellega, see jõuab sinu raku tasandini välja. See jõuab sinu organiteni välja. See ei jõua ainult sinu hinge või sinu meelde või see jõuab sügavale, 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 kui sa oskad seda täiel määral kogeda. Märgata, kogeda, tajuda teadlikult, sest ka seda osati vanal ajal. Aga siis tuli elu peale. Aga tänapäeval on meil justkui nagu arvati, et see on nagu sunduslik ja võib-olla osati ka kindlasti oli ka sellel ajal võimalusi, kuidas ennast siiski rohkem kaitsta, kas või energeetiliseltki. Aga tänapäeval on meil 1 100 000 võimalust uuesti valida, uuesti teha, uuesti liikuda, uuesti valida iseennast. Kas pill tuleb pikka ilu peale? Kui neutraalselt võtta, ilma ähvarduseta, ilma hirmu keskse filtrita. Jah, meil on elus nii tõusud kui mõõnad. Aga kui me läbime neid mitte äärmuslikus emotsionaalse tulva sees või läbi hirmu, siis need kulgevad tegelikult sujuvamad, lähevad mööda. Mitte nii kardinaalselt. Sest see mentaliteet on tänapäeval muutunud uues ajaseks. Miks ma toon alati kalade ajastu ja veevalaja ajastu seda? Umbes nagu, et kalade ajastus oli niimoodi ja namoodi ja siis veevala ajastu püüab seda nagu nii-öelda tervendada tegelikult on sellepärast, et kalade ajastu on kalade tähtkuju, päikesemärk, on 12. maja, kus ongi siis nii-öelda varjatud vaenlased, kus on sinu eelmise elu tegelased, mustrid. Seal on, kuidas öelda, eelmise elu mustrid ja tihtilugu ma olen tähele pannud, et kaladel ka on väga palju eelmise elude teemasid, millega nad jagelevad ja millega neil on raske tegelikult, sest nad on ka tundlikud. Sest see 12. maja on kuidagi neile langenud või nii. Aga ma tean ka, et kalad on, kui kalad vees, selle teemaga tegelemiseks, sest neil on tegelikult kõrge vibratsioon ja nad on tundlikud ja nad oskavad elust rõõmu tunda. Lihtsalt nemad esindavad selles veevalaja ajastus seda, et me ei täiesti lihtsalt niimoodi kaladest veevalajasse hüpata ei saa. Meil on siiski vaja teha ruumi ka nii-öelda välja, kui meie hingeõppetundid tuleb ikkagi kaasata ja selleks on tihtilugu ka teiste inimestega kommunikatsioon või suhtlus vajalik. Aga kui sa teed seda teadlikult selles mõttes, et sa tead, et eelmises elus me kõik mängime neid rolle läbi, selles elus või eelmises või järgnevates eludes, siis meil ei ole nii selline ohver-süüdistaja dünaamika liiga suur. Ja seda veevalaja õpetabki veevalaja ajastu võtta isiklik vastutus. Ja sellega kaasneb ka igasuguste sõdade ja konfliktide ja draamade ärakukkumine. Seega tegelikult kalade ajastu ja veevalaja ajastu teevad suurepärast koostööd. Ehk siis see üleminek neil on selline. Ja veevalaja ajastu on siis kogukond, ehk siis basically luua kogukond selles mõttes, et mitte hirmupõhiselt nagu eelmistes eludes või vanal ajal, vaid kogukond läbi usalduse. Just nagu ma praegu ütlesin, et mingi statement on, sa võid seda võtta läbi selle, mis oli kunagi, või sa võid seda uuendada, näha seda neutraalses pildis ja tegelikult nurgast. Ja tegelikult see ongi vajalik. Et kaladel on väga tähtis, et nende kõrval on keegi, kes niisuguse kaine mõistusega vahel nad lähevad hästi sukelduvad sügavuti.
ja sellepärast, et neil on kõik eelmised elud aktiivsed nii-öelda nende alateadvuses, see esindab alateadvust. Nad on väga heas ühenduses sügava alateadvusega. Kas neid huvitab see või nad on, igastahes neil on aktiveerunud see läbi elu, kõik aladel. Sellepärast, et neil on 12. maja. Aga nad võivad olla siis nii-öelda kannatuses või nad võivad selle pöörata oma kasuks, ehk siis tõepoolest mängleva kergusega neid asju lahendada. Mõistes, et see ongi, kuidas öelda, nende maja, eks ju, et selles elus on nad sündinud kaladena ja nad saavad neid ka läbi oma protsessimisi teistega jagada, et ka teistel oleks kergem seda teemat, neid teemasid nendest välja liikuda, kasvada. Et siin on see, et selline suhtumine ka, et sa ei jää kannatusse, vaid sa läbi iseenda pakud väärtust ka teistele. Ja veevala ajastu seda väga soosib. Kogukond. Ehk siis siin on ka väga tähtis, et see ei jääks valukeskseks, vaid see on usalduse, armastuse keskseks ühtehoidev. Et see ei võta, vaid see jagab. Ja veevala ajastu 11. maja on ka tehnoloogia kogukond ehk interneti teel selline kuidagi nagu ühendus. Aga pange tähele, et ei laskuks sinna valusse, raskusesse, hirmu. Sest seal on oht see, et seal on hea see balanss, niuke kaine mõistuslikkus, et me praeguses ajastus elame ja vanasti oli nii kuidagi niukene eraldus selline, see on väga hea selline kaine eristamine praeguse ja selle vana ja eelmiste elude suhtes, et see on selline, see on hea. Et siin oli võib-olla niuke tunda natukene üleminekut eelmisest ja sellest ajastust ja kuidas need omavahel seotud on. Ja seda nagu laias laastus. Loomulikult siin on veel detaile, aga ma räägin laias laastus. Täna tahtis tulla selline sõnum sulle, kes sa kuulad. Ja ma mõtlesin, et ma võiksin teha aeg-ajalt ka spirituaalseid uudiseid laivis. Siis on nagu päris uudised, vaata. Siis on nagu päris teleka uudised. Minu spirituaalsed uudised laivis, eks ju. Selline idee tekkis. Aeg-ajalt, mitte kogu aeg. Ja veel tekkis mul mõte, et 2024 aastal ma tegin intervjuusid. Lühiintervjuusid siin oma lehel. Põnevate vestluskaaslastega, inspireerivate vestluskaaslastega ja ma mõtlesin, et ma võib-olla isegi seda jätkan. Vaatame, kuidas sellega on. Sellepärast, et sest see on põnev. Vaata, elus on mingid etapid, kus sa tunned uudisimu või mingi kasv või areng tahab siit nagu edasi minek mingis nagu, ma ei oskagi öelda, see on nii põnev lihtsalt. Ja vahepeal mul on siin olnud erinevaid teemasid, nüüd ma olen avastanud selle laivi ja ka seda, et on võimalik ju, et mitu inimest suhtlevad oma vahel seal laivis. Et see on ka tore avastus mulle. Jah, ma tean, kõik teavad juba laive ja asju, aga igal inimesel juhtub mingi õppetund täpselt õigel ajal. Täpselt õigel ajal just temale. Ja sealt algab uus kasv, et temal on võib-olla jagada midagi kellegile, kes on laivi ekspert, eks ju. Temal on mingid teadmised, tarkused mingis muus vallas. Ja niimoodi see jagamine meil käibki veevala ajastus. Selline mõistmine, toetus ja teineteise täiendus ja rikastus. See on küllus, see ongi küllus, seda tulebki nautida, seda tulebki. Ja see, kuidas ma olen seda 1,000,000 kordi oma elus märganud, see, kuidas sina välja jagad, see tuleb sulle ringiga tagasi.
ja millise kerguse või raskusega seda teed või kas strateegiaga või usaldusega, ka see mängib rolli manifesteerimises. Kuidas sa välja saadad, nii ka sulle tuleb. Ja kahjuks seda ka, nagu ma ütlesin siin, eelmiste eludega seoses üleminekuperioodis tuleb ka eelmisi elusid utsab sisse, et kuidas sa siis eelmises elus, keegi ei ole eelmistes eludes olnud kohe ideaalne, nii et ega ka selles elus, me oleme siin kõik ühel plaadil ja me kasvame, meil on küll erinevad suunad, erinevad õppekohad, kuid me tegelikult varem või hiljem teeme kõiki neid rolle läbi. Teadlikkus on siin nagu suureks abiks. Aitäh sulle, ja muide, praegu vihma sajab siin Tallinnas. Ma lähen ringile, jalutuskäigule ja tingimusteta armastuse õppetunni kuiv trenn sulle. Kuidas sa suhtud ilma? Kui õues sajab, kuidas sa suhtud? Kui õues on päike, väga-väga kuum, kuidas sa suhtud? Kui õues sajab lund, kuidas sa suhtud? Kui õues on tuul, kuidas sa suhtud? Kuidas sa suhtud mingisse aastaaega? Eesti on väga hea test selleks. Kuidas sa suhtud mingisse aastaaega, kuidas sa suhtud mingisse ilma? Tegelikult näitab ka seda, kuidas sa võib-olla suhtud olukordadesse, inimestesse, ootamatutesse case'idesse, sündmustesse, elusse. Miks? Pane tähele seda paralleeli. Kas sa oled võrdlev, hinnanguline ilma ja ilmastiku ja aastaaegade suhtes? Ja kas sa oled sama võrra ka teiste sündmuste, elu, inimeste suhtes? Kui jah, siis see ongi sinu treening. Kuidas leida ilu kõiges? Teada, aktsepteerida seda, et vihm, see ei ole mu lemmik see, aga kuidas, mis sellest nagu kasulik on, näiteks aias, eks ju, kõik kasvab ja nii edasi, või värskendav, puhastav, hinge puhastav, jahutav, kuidas iganes, märka selles oma ilu, igas ilmas, igas aastaajas. Ja selles, kuidas selle vaheldus rikastab meid. Ühesõnaga, niisugune terviku vaatlus, mitte hinnangud, mitte võrdlus, vaid terviku vaatlus, miks millegiks hea on. Kõik on ju looduse poolt tegelikult hästi kaalukalt läbi mõeldud ja loodud teadlikkusega. Meie mõte annab neile hinnanguid, aga püüa näiteks täiesti minna läbi nendest. Ja sinu sees midagi muutub ka. See on tingimusteta armastus, et näiteks kui ka inimese juures kellegile võib-olla ei meeldi liiga emotsionaalsus, aga samas see võib olla märk sellest, et sina ise ei luba endale seda. Sa arvad, et sa pead kogu aeg tugev olema. Või saad aru, et kõik väline peegeldab meile midagi. Näiteks on ootamatult vihmane ilm, võib-olla see tähendab mingit on aeg võtta maha mingist intensiivsusest, jahutada, värskendada, puhastada seest välja. Ühesõnaga, oska märgata igas selles erisuses mingit ilu iseenda jaoks. Niimoodi sa tasakaalustad selle tingimuslikkuse. Ja niimoodi sa tegelikult tervendad iseennast kui tervikut, oma elu, oma keha, meelt ja hinge. Ja sa ei lähe rivist välja, kui näiteks ootamatutes olukordades või ootamatute inimestega või ootamatu ilmaga. Tingimusteta armastus on selline
aktsepteeriv, leppiv, usaldav, miks millekski parasjagu hea on. See on tegelikult loodusega koostöö. Nüüd ma jäin lobisema, aga see kõik tahtis sinuni jõuda. Ja kui see sind kõnetas, aitas sul mingit taipamist luua, anna mulle märku like'iga, tule järgi mu lehte, siis sellised spontaansed sõnumid, nagu täna tulid, jõuavad sinuni kõige kiiremas korras. Täna ma tegelesin eeltellijate pakkide numbrite, kuidas öelda, logistikaga. Logistikaga. Kaardid veel ei ole jõudnud, ma ootan neid, ma sain aru, et nad tulevad kas selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses, arvatavasti järgmise nädala alguses, kuid ma panen need kohe teele, kui need minuni jõuavad. Sellepärast ma teengi eeltööd, panen niisugused numbristan ja logistikat teen, ehk siis ma täidan asju, et see saatmine saaks olema väga kiire. Ingli numbrite sõnumi kaartidest räägin, numbrite keele merikese kaartidest, kui keegi veel tahab tellida, siis nüüd on super aeg seda teha, sest need kohe-kohe tulevad, ilmuvad nii-öelda ja ma saan kohe-kohe need varsti teile panna. Olen siis eeltööd selleks teinud, et see saaks veelgi sujuvam olla ja kiirem. Ma tean, et ootate, varsti jõuavad. Tulge tellige mu leht, saage osa mu spontaansetest laividest, videodest ja võib-olla ka õige pea intervjuudest teistega laivis. Jätkan seda oma 2024 aasta intervjuusid. Tegelikult oli see mulle väga põnev väljakutse või niisugune tore see jagamine. Ja peale seda ma olen tähele pannud, et see on väga populaarseks muutunud. Ja ma mõtlesin, et ma jätkan sellega, sellepärast, et lihtsalt ma tean nii palju inspireerivaid inimesi, et lihtsalt ja mul on nii palju küsimusi neile, uudishimu ja soov jagada seda küllust. Ja võib-olla tung ka selles osas, et väga palju prügi on sotsiaalmeedias või peavoolumeedias, väga palju prügi ja selle asemel, et vinguda siin, et prügi on palju ja kvaliteeti napib, siis võib-olla võikski selle vingumise asemel hoopiski, hinnangute andmise asemel hoopis hakata looma tasakaaluks midagi väärtuslikku, midagi sisukat, midagi teadlikkust loov, kvaliteetset väärtust, kvaliteetaega. Tegelikult seda on väga palju, aga on ka 50-50 seda nii-öelda ebateadlikkust väga palju. Aga minu soov ongi siis jagada sellist, kuidas inimesed, see on nii inspireeriv, et ma tahangi seda nagu jagada, sellepärast, et see on nii inspireeriv. Enesearengutöö või sisetöö ei ole kannatus, ei ole raskus, see on nauding, seda tahan mina jagada. Väga paljud arvavad, et see on nii tüütu tegevus. Mina ka kunagi arvasin, et meditatsioon on igav. Enesearengutee, ma olen nendega nii heas kontaktis ja ma tahaksin, et igaüks saaks sellise kontakti iseendaga, sest siis on maailm parem koht. Sellega ma lõpetaksin. Ja 25. juulil on mul siin ja Merikese lehel ka arvatavasti live numbrite keele merikesega, kes siis on agar siin oma kaartide trükkimisel, jagamisel teiega, oma toodetega, mis on väga-väga põnevad ja praktilised. Praegusel ajastul aitavad luua fookust. Lausa kokku 3 kaardipakki esialgu. Erinevad teemad on siis käsil. Osad tulemas, osad juba trükivalgust näinud. Läbi minu kirjastuse siis. Ja kui sa tahad neid ka tellida, siis kontakt on siin all.
hästi. Et see live jaa, mulle nagu, see on ka niisugune väljakutsuv, aga see on väljakutse, aga sellel on omamoodi võlu on sellel, sellepärast et interaction, eks ju, väga veebele ajastu tegelikult, väga veebele ajastu. Ja selline aus, lõikamata, tuunimata suhtlus, otsene suhtlus ja mis on ka põnev, mida ma avastasin international, rahvusvaheline, eks ju. Et see oli üllatav. Pani mind pulti kohe estonglist rääkima. Vot siis aitäh sulle, et sa siin lehel oled, kes sa juba oled tellinud ja et sa oled siin minu kogukonnas, aitäh sulle. Mõni aasta ma olen siin olnud ja mul on tegelikult väga pikaajalised järgijad ja ma tegelikult olen, süda avardub selle peale. Aitäh teile. Olge hoitud. Nägemist.